Action või? Okei, ma olen valmis. Sealt või? See jääb peale ja kõik need, sul on kõik nagu korras. See võib-olla, aga kuidas seda ära saaks? Aga me teeme siis täna selle suitsukana video lõpuks ära, mida me oleme mitu korda mõelnud, et võiks teha. Et tegelikult see Jana teeb neid, see on tema see spetsialiteet, aga mina siis soolan ja siis vaatame, mis edasi saab. Praegu siis on hommik tegelikult võiks olla 8, aga tegelikult hakkab 9 saama. Magasin natukene sisse. Ja siis, kuidas siis meie teeme? No me oleme niimoodi teinud eluaeg ja siis seal blogis tegelikult on ka see retsept või nagu juhised olemas, aga teeme siis video ka. Meil on siin 4 kana, eile õhtul käisime Rimist, ostsime, noh, nagu tänapäeval on, kõik on kilesse pakitud, aru sa ei saa, mida sa saad ja no, eks ju, noh, siis saadki sellised, nagu nad on, aga muidu vahest saab täitsa toredaid, aga täna on tõesti nagu, ei ole rahul selle kvaliteediga, mis siin toimub, aga on nagu on, meil ei ole nagu enam valikut. Nii, kõigepealt siis tuleb kanad ära soolata. Mul on siin on 4 kana, rohkem meil ahju ei mahu. Ja siis siin on mul umbes 300 grammi soola. Aga noh, kuidas ma teen, on see, võtan enda peotäie. See on umbes, ma kaalusin ennem ära, see on umbes 50 pluss midagi. 50 kanti. 50-60 vahel on see peotäis soola ja siis ma teengi niimoodi, et ma panen siia sisse seda soola, peale seda soola ja ühesõnaga õõrunda sisse selle sama peotäiega. Niimoodi korralikult kõik selle soola, mis mul peos oli, no vaata, mis asi see on. See on see nagu, mis mind närvi ajab, kui sa saad mitte, kui keegi teeb oma tööd ebakvaliteetselt, mitte kvaliteetselt. Halvasti, noh. Halvasti, just. Jah. Ja kui kellegi töö on kanud päästada, siis palun, tehke seda ilusti, mitte niimoodi. No mis see on? Vot, nii, see on nüüd. Ja siis mul on siuke pott, ma panen siia. See on vist 10 liitrin pott. Vaata, ma toon korra selle ühe. Mis sa tood? Või asja? Ma toon paberit. Et noh, tegelikult, näe, see on ka otsas, sa pead pärast tulema juurde. Et natukene kuivaks, sest et nad olid vaata seal kotis ja siis ma lopsisin nad üle siin suveköögis. Noh, mida tegelikult ju öeldakse, et kana pesta ei tohi, aga kodus olete ettevaatlikud ja siis jälle niimoodi ja ühesõnaga kõik need kanad lasen selle peotäiega üle ja kindlasti sisse ka, eks ju. Ja siis soola ma valan nagu eraldi kaussi, sest vaata, käed on mul kanased on ju, kui ma seda siin teen. Okay. Et ma ei võta sealt sooladoosist, mida me pärast paneme võileiva peale või kuhugi, vaid ma panen selle soola eraldi kaussi, et ristsaastumine on selle asja nimi. Ja kana on tegelikult nagu ju ohuallikas oma salmonelloosiga. Ja kiirnuudlid on ka ohuallikas salmonelloosiga. Praegu tuleb nii välja. Noh, vaata, eks ju. Aga tegelikult, no... Ma loodan, et see videole isegi ei jää, kui rõve see kana välja näeb. Natukene. Nagu kurb on, vaata lihtsalt. Sa ei hakka ju uusi ka ostma. Me peame vahetama seda kohta, kus me nüüd kanu ostame. Tallegi kanaga mul on jälle ka oma probleem. See on liiga suur partii. Nad on nii laia rinnaga. Ja noh, ma ei tea. Siuksed. Et siis me oleme ostnud odavamaid. No, kanad on kilo 600. Lihtsalt mul tuli fun fact praegu meelde. Ja siis kui sa nagu teed on ja, siis ongi mõistlik ju enam-vähem ühe suurused kanad ka võtta, et siis nagu saavad ühel ajal valmis ja siis nii on. Ja noh, näed, mul oli 300 grammi, ütleme niimoodi, et 200 on laias laastus võib-olla siis nüüd nende kanade peal läinud. Ja nüüd ma topin nad siia ilusti põmm on ju. Tagumikud püsti üsna üksteise lähedal on nad siin, et siis nad
jäävad siia nüüd 3 tunniks sooduma. Ja noh, rohkem pole lihtsalt vaja. Jah, mina ka nagu ei näe, kuidas nad läheks veel paremaks. Just, et tegelikult ei ole vaja ja tõesti meie kogemus ütleb seda, et see on piisav. Sool on muidugi jäme sool ja mul ei ole ka meresool, mul on see kivisool. Peale sõda on väga keeruline. Vanasti me ostsime seda tavalist kivisoola. Ma ei tea, isegi ma ei tea, kas see oli Ukraina või Valgevene ausalt öeldes. Valgevene oli see vist. Jah, aga noh, seda enam müüd. Sellepärast ei müüdagi, jah? Jah, Valgevene. Ja. Ukraina oma ju müüdaks. Mäletad veel see tõi sulle viimase ajal? Ja siis ma sain veel ühe kasti, kui sõda algas, ma tellisin kasti seda kivisoola. Ja no läbi. See on otsas. Ammu juba. Aga nüüd ma olen Krossi poest ja kus me eile ostsime? Ka Rimist sain ka. Oota, ma võin näidata pakki ka tegelikult. Noh, et mis siis tegelikult on nagu... Mis siis tegelikult lõpuks on nagu see, mis mulle tegelikult nagu enam-vähem meeldib. Selline. Ja siis ta näeb välja siuke. Aga muidu jah, peene soolaga ei saa ja nitritsoolaga pole vaja ja nii. Ja nüüd on siis siin, täna on jälle mingi õudne šarava õues on ju. Tõstame sinna suvekööki, seal on jahedam ja nüüd ütleme, kell on enam-vähem 9. No tegelikult päris ei ole. 12 siis. Eks. Nii, ja, just. Ja siis 12 vahepeal Jana katsub seda ahju, ühesõnaga siis vaatame seda seal, aga praegu jah on ütleme 9 ja kell 12 võiksid nad idee poolest ahju minna. Ma panen nad jahedasse ja kohtume Sa tahad, et ma ikka paneks selle meemi sisse või? 3 hours later. Vaat. Okei. Saad võid enne sulle? Saan. Oled sa kindel? Ma olen kindel. Naaber hakkas muru niitma või mida iganes. Hommik on. Nii. Tere tulemast minu suitsuahjutuurile. Et meil on siis selline suitsuahi. Ootame, panen nii. No. Nii. See on, ma olen 1,50 m, et see on see 1,50 m pikk suitsuahi. Et siin on selline kamber, tal on siin 4 korrust ja siis siia saab need rippuma ka panna. Niimoodi võrad peal. Siin, no ma pärast näitan, kuidas see setup on, et praegu on. No põhimõte on see, et on kahe nagu... Jah, ja see on see, kus suits või toit on ja siis siin käib lõkke. Ja suits pannakse siia käivad laastud. Et nagu see lõkke ei anna toidule suitsu, et sa võid siin põletada nagu... Mida tahes, aga mina põletan ainult kõige paremat kraami. No jah, aga lihtsalt nagu, vaata, praegu on ka ju paber hakatuseks ja siis need asjad. Noh, muidugi. Aga et ühesõnaga jah, et see on nagu, vaata, topelt seinaga. Mitte, et ma teaks, kui oluline see on, aga noh, ilmselt hoiab siis mingit sooja. Ja seal all on siis tuha. Siin koguneb sellega, mul on eelmisest korrast puhastamata, ma lükkasin siia mingit muidu. Ja siis sellega saab reguleerida ka... No seda reguleerimist ma näitan pärast. Tuld, noh, just, ja siin on korsten, et siin on see... Ühesõnaga selline suitsuahi. No mis sa teed nüüd, võtad restid, võtad välja, on ju? Ja ma võtan restid, sest reste meil täna ei ole. Et me riputame kanad, meil on selline komme. Meil saab muidugi, aga restidega saab väga hästi kala teha. See on niimoodi. Ma panen vaata selle, et on siia tegelikult. Ühesõnaga seda vaatab pärast. Meigib see rohkem setsi kui ma. Jah, et nüüd on... Ma panin uued kindlad spets täna pidulikul puhul. Näita siis pealt. Jah, aga oluline see, et nad on nahast, vaata, nad ei, kui siin ahju puutuda. Nii väikseid kindaid on keeruline saada, need on isegi suured sulle. Kus su vanad on, need on sul paremad? Vanadel on strateegilistes kohtades augud. Need vanad on seal karbis, tooma karp või tahad seda hiljem näidata? Karpi ma näitan ka pärast. Okei.
ühesõnaga selline update siis sellest oota, äkki ma siis räägin, mis ma siin nagu teen. suitsuahjust. No kui tegema hakkad, siis räägid. Okay. Aga praegu nüüd meil on kanad soolas ja praegu on paus. Jah, nüüd on piima paest. Okei, davai. Davaiks. Nii, nüüd ma hakkan lõket tegema, või noh, mitte lõket tegema, valmistama ette. Ahju ette valmistama. Siin on liiv. Ja siis see liiv läheb siia kaussi. Nii, ja siis see liiv läheb siia alla. Ja siis loogika on selles, et kui pärast paneme need kanad siia rippuma, et siis rasv tilgub siia, mitte siia, kuhu käivad need suitsulaastud ja puru, sest et kui rasv ja kuumad asja kokku saavad, siis võib põlema minna. Ja siis tegelikult see liiv on ju hea see sooja edasiandaja ka, et ma ei tea. Mulle nagu tundub, et siis ta hoiab nagu seda temperatuuri kuidagi ühtlasemana ka. Aga no ma ei tea, kas see on päriselt tõsi. Oot. Nii. Tavaliselt enne kui ma kanatahju panen, siis ma lasen ühe sületäie puid, ahjutäie, mitte sületäie, ahjutäie puid ahjus ära kütta. Ma pean üksi vloogima siin. Külla ju, et teen sust filmi. Nii pidi. Ühesõnaga. Oota. No? Et tavaliselt enne kui kanad ahju lähevad, siis ma teen umbes ühe ahjutäie puid kütan ära, et ahi oleks mõnusalt kuum. Aga täna on nii kuum ilm. Täna on jah, siin varjus ei ole nii kuum, aga hetkel on 27 kraadi. Et vaatab, mis see temperatuur on. Et ma jäin natukene toppama selle ettevalmistusega. Aga... Ühesõnaga siis nüüd on need kanad olnud täpselt 3 tundi. Ja 10 minutit. Ja nüüd me oleme siin suveköögis. Ja nüüd siis, mis see mõte on külma veega nagu see teiselt poolt oleks seal võib-olla mugavam selline. Siin on praegu väga hea. Külma veega sips nagu lihtsalt lasen soola maha. Ma ei pese neid nagu mingi... Ei küüri. Ja tegelikult nagu sisse isegi võib-olla ei lase vett, on ju. Vaid lihtsalt nagu loputan korraks ära, panen siia, vaata siin on juba nõrutus see. No, ühesõnaga selle teralise soola maha. Siin on näed siuke verivedelik. Ja ongi kõik nüüd kohutavad kanad on. Nüüd on lähme õue, siis sidume seal on valge. Kuigi jupe. Siin on jumala okei, ei ole? Ei, mul on ebamugav siin. Okay. Kuigi siin on hea jahe ja siis ühesõnaga kohtume õues. Nii. Nüüd on siis point on nad ära kuivatada võimalikult. No, mul on siin igast asju, mul on see paberit natuke on ju. Siis tegelikult ma olen teinud ka niimoodi, et see liigub, oleks pidanud mingi märja asja, et ma toon oma selle lapi alla. Et ma olen teinud niimoodi, et mingid vanad köögirätikud ja pärast viskad pesumasinasse selle 60 või mis see on? 90-ga. Ja siis tegelikult
töötajal kõige mugavam. No kuidas seda saab niimoodi? Ma teen nüüd nii, et ma panen siia alla selle ja siis selle vana retikuga katsun nüüd esimese suurema vee nagu maha. Et eks see ongi ju see point, et nad suitsuahju lähevad ikkagi kuivad, et nad oleks võimalikult kuivad, sest et märg. Sellepärast muidu jääb see nagu see... Toss esiteks sest ja... Ta kibe maitse jääb külge. Ta läheb mustaks ja see... Mis see sõna on? Tahm? Jah. Just tahma maitse jääb. Tahmuvad ära, mida iganes see on. Nii, no mul on esimene suurem maas ja ühesõnaga nüüd ma kuivatan korra neid veel selle käterätikuga. Võtan siit selle vee ära. Ja siis see on kinni, et ma kuivatan nad nii kuivaks, kui ma saan, nagu, et nad ei tilgu seest samamoodi, eks ju. Et sa võid siduda selle kinni täielikult, eks ole, igasugused sidumisvõtteid, internet on täis, on ju. Sa võid teha siia 2 auku, on ju, ja siis panna ta niimoodi kinni. Ja risti või? Kuidas sa riputad, aga meie teeme siis nii, noh ja mõnele ei meeldi, et ta kõhnaks läheb, et siis ma ei tea, kuidas ta riputab. Aga meie seome siit kinni ja siis tulevad siuksed ilusad saledad poisid ja tegelikult nagu liha on niimoodi venitatud ja vinnutatud, mulle nagu meeldib nii. Ja siis tiibume kinni ei pane, sest muidu jäävad kaenlalused valgeks. Mul on siin nüüd see butcheri või lihunikunöör on ju, see ka lihunikunöör. Ja siis on valged ka, ükskõik kumba võtad. Siis näeb välja nagu jõulunöör. Ja siis lihtsalt ongi seod need jalad siit kinni ja ma võtsin lühikese vist praegu. Et ei saa sõlme teha vist natuke. Oota, ma võtan pikem või ühesõnaga ma teen niimoodi. Ma teen nii, ma teen pooleks, siis panen siit nii läbi, on ju. Ja siis keeran ja sõlme ma teen siia taha sellepärast, et siis ta jääb nagu, ma kohe näitan. Ta jääb nagu keskkohta vaata rippuma, kui sa teed sõlme ette vaata, siis ta jääb kuidagi vildakalt, on ju. Aga nii ta jääb nõks paremini ja niimoodi parem. Oota, tõsta korra veel, mul nii. Ja siis ta jääb nii. Ja siis teen siia sõlme ja kus neid konkse jagati. Ja siis saab siia panna konksu ja ongi, noh. Ühesõnaga, ma teen nüüd need kõik ära ja siis vaatan, mis edasi saab. Ühesõnaga, tegelikult on nüüd niimoodi, et kuivatasime nad võimalikult ära, on ju. Ja siis nüüd, kui oleks praegu näiteks mingi mai algus, on ju, või aprilli lõpp, kui tavaliselt me teeme ka seda suitsutamist, et siis on õues nagu hästi jahe ja ilus ilmaga ka on jahe ja on nagu pole kärbseid. Praegu on õues 27 kraadi, siin ruumis on nüüd suht jahe, siin on hommikupoolikuti jahe. Õhtul läheb siin ka kuumaks ja ma tegin siia sellise ja kuna Jana on muidugi nagu kokutanud siin, siis ei ole ahi valmis ka ja ma tegin siia nagu siukse varianti, et ma riputan nad siia nagu ülesse vaata, siis sellel ei ole konksu huvitav. Ühesõnaga ma riputan nad siia ülesse, et siis
siin jahedas, las nad tilguvad natukene nagu seda niiskust vähemaks ja noh, nemad tahenevad, sest tegelikult siis, kui sul see ahi on, eks ju, valmis, siis nad lähevad sul, siis sa võtad üle. Nüüd on, et minu see sinu osa on tehtud. Osa on nüüd tehtud. Nii, mul siin see lõke käib, praegu on see 2 puualgu on peaaegu süsimustad, kõva leek on. Ja siis, kui vaadata temperatuuri, siis ma just tegin selle ukse lahti ja enne oli 120 kraadi. No praegu näitab 100, et seda on liiga palju, et selleks, et panna need kanad sisse nagu kuivama ahju alguses, siis ma proovin siin 70, 60, 70 vahele saada selle. Ja siis, jah, see on see point. Nüüd siis praegu veel ei saa panna. Nüüd paneb need kanad siia sisse kuivama. Ja lõkkega mul on nagu selline veider nagu lähenemine asjale, aga minu jaoks on nagu toiminud viimased aastad. Et põhimõtteliselt ma teen täitsa söed, noh, suht nagu valged, praegu on hästi palju õhku, on ju. Ja siis, kui ukse kinni panen, siis ma hakkan panema ükshaaval neid puid juurde. Et siis selle ajaga, kui eelmised need söed ära hõõguvad ja oma temperatuuri ära annavad, siis nagu tekivad nagu vaikselt järgmised. Et siis mul on nagu hästi vähe puid korraga ahjus ja siis saab minust nagu hästi kontrollida seda temperatuuri. See, mis läheb ahju keskele kana, sellele ma tahan seda panna. Paneme selle siis keskele. Me paneme siia rinda. Termomeetriga on alati see lugu. Ma panen selle jooneni. Mis jooneni? Aha. Et vastu konti ei tohi minna. Ma oleks pidanud teistpidi siis panema vist. Ma panen siin jooneni. Nii. Nüüd on siin kuskil. Ja siis need on nii... Kuidagi pisik. Tegelikult, sorry, ma tean, aga oleks ikkagist ülespool... Ei, jah, väga hea, siit ripub, jah. Just täpselt õige. Nendega on suva. Sest vaata, see termomeeter mul võtab välistemperatuuri ja sisetemperatuuri korraga. Ja kui me paneme need ahju keskele, siis ma saan aru, et mis ahju keskel tegelikult temperatuur on. Ühesõnaga, me panime mingid termomeetritega külge. Vanasti tehtud. Oota ettevaatlikult. Ilma termomeetrit, et... Sul ei ole üldse tingimusi loodud. Ma ei tea, kuidas 4 tükki siia ära mahuvad. Miks ei mahu siis? See peaks keskele siis minema. Ja siis see, mis läheb ilma termomeetritest, meil on 3 termomeetrit ainult, on ja. Pane see sinna kõige taha. Sellepärast, et... See üks oleks veel mahtunud. Oleks tahtnud. Aga kus see huvitav, et mahub? Kas meil ei ole midagi suitsutada või? Ei ole vist jah praegu. Oota. Kurat! Vabandage. Nii. My friends. No, ühesõnaga, mida ma üritan teha, sa saad neid veel liigutada. On see, et nad väga üksteise vastu ei puutuks. Et see on see, mida ma siin sikerdan. Ja siis need tulevad. Ai, tuli meil juba. Siia. Praegu ja nüüd. No, need on kõhud vastanud. Aga praegu sul jääb uks lahti. Praegu on uks lahti, jah. Et nüüd on point see, et... Kuivak. Et on täitsa nagu ikkagist nagu katsumisele, noh, kuiv. Praegu on isegi video pealt aru saada, et noh, läigib veel, et ta peab ikkagist täitsa kuiv olema. Ja siis, kui ta on täitsa kuiv, siis läheb uks kinni ja suits peale. Kell on siis, ütleme, 1. Jah, meil... Et oli siis niukene asi oli, et meil oli 9 olid umbes soolas. Noh, umbes täpselt on kõik. Aga ütleme nii, et 9 olid nad potis soolas, 12 ma võtsin nad pesema. Ja siis nad rippusid seal tund aega või midagi iganes. Nüüd on 1 panime siia, aga kui sul oleks ahi valmis olnud, siis me oleks võinud nad kell 12 ka siia riputada. Jah, just, et lihtsalt ahi ei olnud veel valmis. Ahi oli liiga kuum, täna on 27 kraadi sooja õuel. Ja nüüd on ahi niuke tippen-tappen. Nad natuke nõrgusid seal ka, aga nüüd jah. Et jah, tegelikult võib ka panna nagu, kui on kuivatatud, siis kohe siia, kui ahi on nagu piisavalt jahe.
et ma ei taha, et ta nagu liiga kiiresti hästi suurt kuumust saab peale see märk. Ja mis sul temperatuur praegu ahjus on? Ma praegu täpselt ei tea. No see ukse temperatuur näitas umbes ukse järgi 80 või 70. No igal juhul nüüd on siis kell 1. Ja ma arvan, et nüüd nad läksid ahju, veerand tunni pärast panen ukse kinni, ma arvan. Ja siis vaatame, mis edasi saab. Jah. Ühesõnaga, praegu ma vaatasin oma nutitelefonist järgi, et seal taga on 40 kraadi sooja. Et on väga normaalne kuivamise temperatuur. Ühesõnaga, ema täpsustas, et ei ole ainult kuivamises asi, et tegelikult ka liha niimoodi vaikselt soojeneb ülesse. Niimoodi slowly, vaikselt. Et jah, ja siis... Nii, mis teil on? Igal juhul nüüd nad on siin olnud circa 15 minutit. Ja nagu kui katsud, siis on nagu selline soe ja nagu ikkagist kuiv. Et paned sõrme vastu, sa tunned, et on kuiv. Et siis nüüd ma panen ahju kinni ja hakkan temperatuuri tõstma. Ja need on sisetemperatuurid ja tegelikult nad oli siin 40 kraadi juures, mingi 15-20 mintse ja algus oli 17 temperatuur. Et see ongi nagu soojendamine. Et vaata, kui sa tegelikult ju lihapraed või mingit lihatoite teed, siis sa võtad ju ka toatemperatuurile enne küpsetamist. Sama siin. Nii et nüüd on siis, praegu on siis niimoodi ja kell on 1.20. Niimoodi, ma ei tea, kas näeb. Ja siis vaatame seda. Ja nüüd umbes 3 tundi. Vahelduva eduga käid vaatamas, kontrollid neid temperatuure. Aga suitsu praegu veel ei pane või? Et ma nüüd kohe panen suitsu ja siis lõket ka ei ole, nii et ma teen korraliku lõkke ka alla. Ühesõnaga, sellise aparaadiga nagu see on lihtsalt tegelikult ju metallist ahi või nagu kest on see ikkagi selline, et sa pead ise selle juures kogu aeg toimetama, aga see ju asja mõte ongi, et aega veeta. Ja mulle meeldib teha seda tuld siia alla siis niimoodi, et mul on nagu korralikud söed ja siis ma panen väikse tüki, väikse halu. No selliseid ühesõnaga. Sellise juurde, et niimoodi, et kui need siin õõguvad, siis lõpuks saab see. Aga et ei ole nagu leeki all, et selline vaikne. Näita neid oma neid laaste ka siis või? Pane pausi veel, ma laastud on välja võtnud. Ja siis mina olen nüüd aastaid suitsutanud nende selliste lepalaastudega. Kus sa saad neid? Neid mina olen saanud Tartust Car-testis on neid ja ma kusagil mujal ei ole ausalt öeldes näinud. Nojah, näitame üks, et need on. Sul oli lahtisi ei olnud enam või? Nagu ei olnud. Vaatame uuesti. Ühesõnaga siis sellised laastud ei tea, kust neid saab. Sellised õhukesed. Või nagu nad ei ole super õhukesed. No ma näitan seda. Ei ole makstud reklaam, aga... Mulle võib täiega maksta nende, mis iganes, kes see neid toodab. Sulle võib maksta. Grill Season OÜ. Ühesõnaga, nendega on hea teha sellises ahjus, millel siis on see suitsu küttekolle eraldi, sest et kui sa siia paned nüüd seda puru, siis see põleb kohe ära. Ühesõnaga, see ongi nagu mulle, miks ma neid kasutan. Mulle meeldib, et need on nagu sellised suured tükid, et nad nagu suitsevad kaua ja nad ei lähe kohe nagu põlema ka. Ja pluss siis see ka, et või mis siia juurde tuleb rääkida, et sa ei tee neid märjaks ega ei leota. Ja just ma hakkasin just nagu räägin, et ma olen nagu ükskord proovisin, et ma leotasin mingeid kuna kõik ütlevad või väga paljud ütlevad. Aga minu jaoks see käib nagu loogika vastane, et ma kuivatan neid sinna roppu ja siis panen niiskust. Ja siis ma panen niiskuses. Ja tegelikkuses on ju see, et märgpuit tegelikult tossab hoopis teistmoodi. No nii said kõrvetada. Kõrvetasin, jah. Ma pole ammu ennast kõrvetanud. Nüüd paneb need ja siis... Just. Põhimõtteliselt ma 5 minutit tagasi panin selle ukse kinni ja need laastud siia sisse ja nagu tegelikult juba nagu on väike toss peal. Nii et see toimib tegelikult väga kiiresti.
nii, hakkame siis. Mis see kell on? Oota, vaata nüüd on minu kell. kell 4 läbi 20 minutit. Näe. Ma ütleks, et vaata, me panime vist kell 1 panime nagu ahju, aga siis need olid veel 20 mintsi olid nagu avatud uksega. Ehk siis täpselt 3 tundi. Termomeetrid, ilmastikuolud olid huvitavad, ma ütlen. Ehk siis üks sai nagu hästi palju varem valmis, aga ma arvan, et äkki see termomeeter oli vastu konti. Et ma ei tea. Igal täpselt 3 tundi on olnud ja temperatuuri, ma hoian põnevust, temperatuuri osas on olnud 90 ja 110 vahel. Mitte see, sest see näitab 20 kraadi valesti umbes. Aga 90 ja 110, 120. Nii, ja nüüd ma võtan need siit ära. Oi, võtka. Nii, mis juhtus? Teistpidi. Võtsin valesti. Sul on mingid tükid seal alla veel tekkinud. Need olid juba bloogist. Vahepeal tuli mingi side. Side business. Side hustle. Oota, ma ei näe, kuidas see võtab. Okei, noh. Kus jookseb mahla huvitav täna. See nagu... Kumbad pidi tema? Nii, pane siia kõrvale, pane. Ja mul oli siin juhe taga. Nii, võt sellised täitsa nagu näevad välja. Coca-Cola. Nii. No ja nüüd on siis kana sööma. Kõigil on kõhud smashburgerit täis, ma saan aru. Jah. Et nii ta ongi. Võtame need juhtmed natuke. Need kanad on tõesti koledate seekordne. Ei ole teda midagi. Võtame ühe lahti. Natuke tohenad. Aga vaatame, kuidas on, kas on... Ma ütlen ausalt, ei ole parim sooritus. Mul nagu ei tulnud väga hästi välja. Ole nii. Väga hästi tuli välja. Sul neid kindaid ei ole või? Ei ole. Kusjuures mina ei tea, kus see must kinnas on. Ei tea. Nuga tegelikult käib läbi. Noh, kuskil ei ole roosat. Väga hästi on kõik. Et sa mõtled, äkki läks liiga kuumaga või? Ja ei, toored nad ei ole, nad on nagu seda juba. Aga suitsu maitset ma arvan, et on vähe ja või kuidas on? Minu meelest on väga. Nii, et ma keeran nüüd kilasse. Teie mekutage nii kaua seda. Võta järjest. Said mind liha ka või? Ma võtsin mingi tüki, mis oli üübersoolane, aga see oli see otsatükk mingi. Kuidas sul maitseb? Väga hea. Normaalne. Täpselt paras minu meelest. On või? Minu meelest on väga hea.